meil jäänud raha 396 jeeni. Saame veel tagasi ka selle piletiga ja siis on küll kellad. Me saame teha eraldi segmendi siia videosse iga kord, kui Harri paneb oma paelu kinni. What is this? Oi appi, ma juba kardan. Vaata seda inimmassi, mis seal on. Ütleme nii, et kui me oleksime tahtnud olla nagu need tõelised reisi-influencerid, siis ma oleks tulnud siia kell 6 hommikul, kui siin pole ilmselt veel hingeliski. Võib-olla me oleme üksikud hullukesed, aga me teadsime, et kui me siia tuleme ükskõik mis kella pärast kella 7 hommikul, siis siin on rahvamassid ja täpselt nii see ongi, ma juba näen seda kogust inimesi, mis ainuüksi on nagu 7 minutit selle Fushimi Inarini minekuni. See rahvamass on juba väga suur, aga meil on tegelikult üks väikene salatee, mida mööda me proovime minna, et jõuda ühte bambusemetsa. Kas me leiame seal tee üles ja kas me leiame bambusemetsa, kus ei ole 1000 inimesi, vaid võib-olla mõni, ma ei tea, 10. Kuhu me siis teel tegelikult oleme, on Fushimi Inari Taisha, mis on siis peapühamu siin Kyotos, mis on siis nagu kõikide teiste pühamutega niimoodi seotud, et tema ongi see the one, the biggest, kõige tähtsam ja kindlasti üks kõige populaarsemaid turismi atraktsioone siin Kyotos, mida teha. Ja kuna me oleme Kyotos vaid 3-4 päeva, millest ühe oli mina üldsegi haige, siis me nagu ikkagi kraabime seda pealispinda, nagu mis Kyotol on meile pakkuda ja me lihtsalt mõtlesime, et see on koht, kus me peame kindlasti ära käima. Iga turismiatraktsiooni juurde minnes viib sinna selline pikk tee või selline väikene rajoon, mis on paksult täis tänavatoitu, igasuguseid ampsukesi, poekesi. Ja kui sul on kõht tühi, ära muretse, sa saad enne sinna turismiatraktsioonile kohale jõudmist oma kõhu kindlasti täis. Mootsid. Läheb kitsaks vaikselt, aga vaatake seda. Väga range värk. Ei söö, kui sa kõnnid. America? Estonia? Oh! Do you know what it is? Oh. Estonia, small country? Video. Oh, thank you so much. Arigato gozaimasu. Very. Harri on otsinud omale kaaslast selle kassi näol kogu see reis ja lõpuks ometi leidsime kõige suurema versiooni sellest kassist. Aga probleem on selles, et ükski neist ei liigu ja me tahame, et see käsi nagu liiguks. Ja siin on ka kusjuures see, et sul on vasakukäeline kass ja paremakäeline. Vaata, siin on nagu vasak käsi üleval, siin on parem käsi üleval ja meie tahame parema käega kassi. Kui kassil on parem käpp püsti, siis see toob raha õnne. Kassil on vasak käpp püsti, siis see toob äri või kliendi õnne. Mida pikem käpp, seda rohkem õnne. Siin on muidu liikuva käega ka. Me tahaksime sellist originaalkassi nii-öelda. Vaata, see on juba natukene tuunitud ja vale käsi, kus juures veel liigub ka, et see on liiga väike. Vau, ikka see suur on nagu ikka väga lahe. Selline väikene plaan, et kuna me ei ole leidnud seda õiget kassi siin, lihtsalt sellist kassi ei ole, nagu meie oleme soovinud. Parem käsi liigub, natukene suurem. Siis Harri võttis, et ta tellib selle Temust, sest et seal reaalselt müüakse neid. Aga minu jaoks ei ole nagu sama, sellepärast, et kui ma Temust selle tellin, siis mul ei ole ju seost nagu selle reisiga. Et veel mulle meeldivad need LSD uimas karud. Tundub, et nad tripivad. See ei ole karu, ma arvan, et see on ahv. Miks ei peaks karu olema? Keeruline aru saada, kes ta on. See näeb välja nagu mingi vana aja vene multika tegelane. Nagu see, mis on see kõige populaarsem? Geena või? Geena oli krokodiil. Potsata, jah, okei. Ei tea, kes nad on, aga selge on see, et nad on täitsa segi. See peaks omale koti külge selle ostma. Minu arust on see kole. Yes, boss! Siin on 1000 väravat, mis viivad vaikselt ülesse ja siin on praegu suht vähe rahvast, et teaks, see ei ole tegelikult väga palju, aga räägitakse seda, et enamus inimesi ei viitsi ülesse välja kõndida, aga üleval on see hetk, kui sa saad olla natukene ilma
publikuta, sul ei ole seal nagu teisi inimesi, sest et enamus ei viitsi ega jaksa nii pikalt kõndida sinna ülesse. Nii et vaatame, kas me teeme selle ära või mitte, aga meil on ka üks väike salatee, mis peaks siis sinna bambuse metsa viima, ärme seda unusta. No ikka suursugune on küll see, väga äge. Kuidagi huvitav kombel piltide pealt see tundub väga palju väiksem, ma ei saanud aru, et need on nagu nii suured väravad. Vau, äge. Majakest, mille kõrvalt me peame minema, et sellest rahvamäsust saada lahti ja jõuda sinna bambuse metsa, nii et lähme korra vaatama, kas see maja on seesama siin all, mida ma nägin seal tee peal. Mul on tunne, et Harris on seesama maja, mis on ühtlasi ka vist WC, nii et ma arvan, et mina pean ära käima, et ma saaks hakata matkama. No nii, ja täpselt siin see tee ongi, mida mööda me peame minema. Olge mureta, see, et me jääme ilma sellest, mis seal toimub, ei tähenda midagi, sest et vaadake, siin tulevad meile uued väravad ja siin pole mitte ühtegi inimest. Ja selle aja jooksul, mis me ootasime WC järjekorras mingisugune veerand tundi, siit ei läinud mitte ühtegi inimest mööda, mitte ühtegi. Üks selline püha paik ja siis, kui sa vaatad siia paremale poole pühapaigast, siin juba algabki vaikselt bambuse mets ja seal juba see läheb tihedamaks, nii et lähme piilu, kuhu me sattunud oleme. Vau, kui paksud tüved on neil bambustel. Juba tuleb vaikselt. See koht tundub nagu mingi salajane oaas. Mitte ühtegi inimest siin pole ja vaatepilt läheb aina ilusamaks. Oh! Harri! Vau! Vau! Jumalik! Ma loodan, et keegi teist, kes tuleb Kyotosse, tuleb ka siia bambuse metsa meie giidi järgi. Minu giid pärineb ühe tüdruku TikToki videost ja ma olen talle väga tänulik, sest et me tõesti saime selle kogu bambuse metsa täiesti iseendale ja me sääsime tegelikult väga palju aega, et me läinud sinna ülipopulaarsesse rahvastäis bambuse metsa, mis asub Kyotost, kui ma panen siia selle kaardi, siis nagu siin nagu üleval. Meie oleme siin allpool ja siin saab selle kogemuse täitsa kätte. Väga lahe. Väga võimas ja ürgne ja eriline elamus. Bambus on lihtsalt nagu nii uskumatu puu. See on ämblik, õnneks mitte. Need, kes selle koha, salajase koha leiavad, neid saadab hea õnn, palju raha ja palju saaket. Mul on mikker kadunud. Ma ei tea reaalselt, kuidas see võimalik. Ma panin vaata taskusse oma mütsi enne. Ma võtsin selle mütsi praegu taskust ja siin mütsi sees on mikker. Ma ei pannud seda mütsi sisse, seda mikrit. See oli mul lihtsalt taskus. Vaadake, kui suured rahvamassid lähevad ülesse, aga alla tuleb palju vähem inimesi, ehk siis tegelikult me saame praegust jumala häid kaadreid just nagu alla tulles, kus oli väga vähe rahvast.
oleme tulnud ühte matša kohta, et osta siit päris kvaliteetset head matšat kaasa. Neid kohtusid ei ole liiga palju, kus saab osta kvaliteetset matšat. Vaatame, kas me saame siit midagi kaasa osta. 8 kind of matcha. Yes. Väga tore. So 4 gram matcha, 5 gram matcha juice. $200. Ja sellega see kõik ka ju piirdub. Oota, ma leidsin veel sente. Rahvas, me saame süüa mojid. Nii, 500, 3, 4. Hello! Sorry, which one would you recommend me to try? Hello, sorry. Which one of these would you recommend me to try? Most of the people actually like the smooth sweet, but in Japan, green one is famous. Okay, I'm gonna take the green one then. Green one. Yeah, thank you. The green one. Yes. Arigatou gozaimasu. So much, thank you. Oh, kui lahe. Vaata seda. On ka hea. Jaheõlu ja pitsa. Jaheõlu ja pitsa kõlab lihtsalt kõige paremini üldse. Kus me siis nüüd oleme? Me oleme keldris WC-de juures, sest me oleme sellises kohas nagu Panel Cafe, mis pakub kõige pontsakamaid neid soufflee-pannkooke ehk Happy Pancakes'e Kyotos. See on kõige populaarsem koht. Siin on esimene aeg, vaba aeg on 28. veebruar ja täna on 10. veebruar. Ehk siis sa ei saa broneerida aega internetis. Nii et kui te siia tulete, mõelge ette ja pange omal aeg varem kinni. Pange juba 2 kuud ette kinni, et kas sa tahate minna teisipäeval sööma või kolmapäeval sööma kell 10 või kell 11. Ühesõnaga, ja meie just lõpetasime siin samas oma lõunasöögi ja vaatasime, et mis asja see Panel Cafe on siin samas kõrval. Lähme siis nagu vaatame, et lähme nagu elavasse järjekorda, on ju. Ja uskuge või mitte, saime päris kiiresti juba sisse, ootasime õues 10 minutit ja ma usun, et siin me ootame veel mingi veerand tundi ja siis me saamegi sööma. Ja loodame, et see kõik on seda haipi väärt. Aga vaata, see vahe ongi see, et me ei ole harjunud Eestis minu meelest üldse ootama. Ja nagu kui ma oleks Eestis läinud kuskil, see on selline järjekord, ma lähen koju tagasi reaalselt. Aga siin on selline ootamine nii tavaline ja kõik ootavad ja pool tundi ootamist on nagu väga vähe aega. Nii et me peame natukene harjuma sellega, nii et nüüd me siin ootamegi. Oih, teeb mu matšad tegid seda häält. Nii et räägime uuesti siis, kui ma hakkan sööma. Ciao! Oh, wow! Yeah, this is all the stuff. Crème brûlée. I think we have to come here every day now. Oh my god! That's insane! Wow. Okay, let's try. Taas mega. Super, ja see on väga hea. It's so freaking good. Oleme jõudnud parale, kui sa saad aru, et kõik teevad pilti ühes samas kohas, siis see on see koht.
1000 jeeni eest 2, oh my god, fokusseeri, 2 tokenit ja selle eest saate siis 2 erinevat veini proovida. Sest et see on Harri kõige lemmikum vein üldse. Kui ilus näeb välja see pakend. Artsy AF. Meie viimane päev Jaapanis ja Kyotos. Paneme hullu igasuguste matcha magustoitudega. Oh my god. Wow. See oli jumalik maitse praegu. Ma ei ole vist nii matchast nagu jäätist mitte kunagi saanud. Ja mina võtsin omale matcha tiramisu ja kõige kvaliteetsema rohelise matcha. Rohelise, no shit. Kõige kvaliteetsema matcha, mida siin menüüs pakuti ja see on tee. Ma olen siin seda matcha lattet joonud palju, aga teed üldse väga mitte, nii et ma arvan, et see tuleb ka väga-väga maitsev. Holy moly. See on tõesti üks jumalik amps, ma ütlen, et vau. See on nii äge magustoit. Proovime nüüd matcha teed ka. Ei ole au olla matcha ekspert, aga see on väga-väga rikkaliku maitsega tee. See on... Ma tunnen, et see on ideaalne selline lõppakord sellele reisile siin Jaapanis ja Kyotos. Väga mega ja mulle meeldib nii väga see serveerimisnõuga, siis saad seda oma käes hoida. Too big for my suitcase. This is cool. Nii, siin on jälle populaarne koht, siin on ootejärjekord, istume siia. Narrivad korraliku meest. Millega? Selle klaasiga. See on rohkem nagu šoti klaas. Meil võetakse viina sellisest. Järjekord on selline, kõik ootavad rahulikult, siin süüakse. Mis sa teed, Harri? Miks? Loodan. Jee! Kuule 3-ga tegid ära ju. Ma proovin ka nüüd.
lennust maavana. Kui me siit sisse saame, mis juhtub? Vot ma ei tea. Ikka pead sisse saama. Reaalselt harv oli kinni kaamera. Ma sain kohe sisse. Mul oli sooritus ärevus järelikult. Me peaksime olema juba tegelikult Eestis, aga me oleme ikka veel Tokyos, sellepärast et meie eilne lend tühistati. Ja me veetsime öö hotellis, me oleme väga tegelikult väsinud ja oleme vaateplatvormil. Ja siin on lihtsalt esirea vaade maailma kõige kuulivatele, vingematele, suurematele lennukitele. Lennukid tuleb igal, ma ei tea, minutil, kui mitte isegi tihedamalt alla ja üles lähevad lendu, maanduvad siia, nii et nii tore on öelda, et mingid inimesed alles tulevad Jaapanisse ja saavad seda kõike kogeda, mis meil sai just tehtud, aga ma loodan, et see jää meie viimaseks korraks, nii et aitäh, et sa vaatasid meie kas seda videot või kõiki videosid Jaapani kohta ja kui sul on küsimusi, pane need kommentaaridesse, ma hea meelega vastan. Olge musud! Tšau!